kui me räägime enese näitamise kultuurist, siis tüüpiliselt seal see tunnus ongi see, et on mingit laadi kerge selline rivaalitsemine. Kes on parem, kuidas kedagi tajutakse, mis nad minust arvavad, mis mulje ma tahan jätta. Ja kuna sellist laadi sotsiaalne rivaalitsemine on natukene olemas, aga võib-olla ka lausa müügitasandil, siis nagu eelnevalt rääkisin, välditaksegi mõnikord tagasisidet, sest ei taheta näidata ennast võib-olla, et ma kuidagi teistega võrreldes olen siin ebakompetentsem või vähem tõhusam. Mõnikord võetakse isiklikult, minnaksegi kaitsesse, aga ka käitumine ei ole ju isoleeritud nähtus. See on seotud nende mõtteviisidega. Öeldakse, et laps on kodupeegel, me ju käitume vastavalt nii, nagu me oleme harjunud mõtlema, et selline käitumine on okei ja niimoodi peabki käituma. Ja need mõtteviisid ongi see, et ma pean natuke nagu näitama. Ma pean näitama, et ma saan hakkama. Ma pean näitama, et ma olen kompetentne. Võib-olla pean näitama ka, et ma olen parem ja edukam kui teised, sest et see on seesama saavutusvajadus. Võib-olla see vigade ja puuduste tunnistamine on miskit, mida kardetakse, sest kardetakse, et see kuidagi ohustab minu positsiooni karjas. Ja kui ma veel hakkan tunnistama ja võtma tagasisidet vastu, rääkige minust, pärast jääbki vale mulje ja viib selleni, et mõni arvab, et ma ei saa oma tööga hakkama, et seda ei saa lasta juhtuda.